Kes on kohal, need on kohal. Tervist. Päevakorraprojekti täna meil on välja pakutud 9 päevakorrapunkti. Kas on kellegi teisi arvamusi selles osas? Kui ei ole, siis kes on selle poolt, et selle järgi tööle asuda, palun käega märkama. Tänu, vastu, erapooletu. Ei olnud. Nii. Esimene päevakorrapunkt on nüüd meil sedalaadi ettevõtmine, et me eesmärgiks ei ole täna jõuda selles küsimuses otsustuseni. Küll aga on väga oluline, et kui me konkreetseid otsustusi mõne kuu pärast siin arutama peame hakkama, oleks kõigil piisavalt ülevaadet informatsiooni sellest, mis tehtud, miks tehtud ja mis kavas. Jutt käib siis Rakveresse kompetentsikeskuse võimalikust rajamisest ja sellega kaasnevatest võimalustest. Et ma annaks kõigepealt siis sissejuhatavalt sõna Andres Jaaglale, kes siis koos teiste asjaga seotud isikutega siis jagab meile seda informatsiooni. Aitäh! Head volikogu liikmed, head külalised, et informeeriksite täna nendest võimalustest, millist eeldab siis on Rakveres tehtud Rakvere kompetentsikeskuse targa maja rajamise osas ja oleme oma tänase ülesehituse üles ehitanud nii ümberkorraldamist. Tähendab, antud haldusakt kaevati edasi, nagu seadus seda võimaldab Tartu halduskohtusse ja pärast pikka menetlemist 18. veebruaril otsustas kohtunik selle akti kokkuvõttes öeldes siis mitte piisava motiveerituse tõttu kehtetuks tunnistada, kuna ta leidis, et motivatsiooni osa peab seda liiki otsustuses olema olulisemalt pikem ja põhjalikum kui selles esimesel tookord vastu võetud algfaktis oli. Nii, sellega kaasnevad nüüd mitmed probleemid. Esiteks on Rakvere linnavolikogul Rakvere linnal pädevus antud kohtuotsus edasi kaevata. Teine pädevus on vastu võtta, leppida selle olukorraga ja vastu võtta mõni muu uus haldusakt ja kolmas variant lõpetada see protsess üldse. Nagu taolistel protsessidel ikka, saaksin siis selle kohtuotsuse ja sellest tuleneva seisukoha võtmiseks kahele asjaga seotud organile, Rakvere linnavolikogu hariduskomisjonile ja Rakvere linnavalitsusele. Ja selle tulemusena, et nii hariduskomisjon kui linnavalitsus asusid siiski seisukohale, et selle teemaga tuleks edasi tegeleda ja esitasid tänasele Rakvere volikogu istungile uue otsuse eelnõu, mis on küll sisult sarnane, kuid põhjenduste ja motivatsiooni osas muidugi oluliselt teisel ajal. Nii et ma alustaks annaksin, aga siis samamoodi siin on laekunud ka vahepeal mida taotlusi, mis antud akti puudutavad ja seda antud küsimust ja dateeritud on siis nad 11. ja 14. märtsiga. Need on teil kõik laua peal üldiselt paljutatud. Nii, nüüd ma annaks sõna siis Rakvere linnapeale Andres Jaaglale. Austatud volikogu liikmed, linnavolikogu esimees tegi siin ilusa sissejuhatuse ja tõesti seda teemat, et kuidas tagada täna Vene gümnaasiumis õppivatele lastele parem haridus jätkusuutlikum haridus on arutatud siin läbi mitme linnavolikogu ja läbi mitme koosseisulise linnavalitsuse ja otsus langetati toona selle kasuks, et Vene gümnaasium liita Rakvere gümnaasiumiga ehk nad on tegelikult paiknevad ju samades õpperuumides ja oma tööga puutuvad tihedalt kokku. Rakvere
gümnaasiumis õppivatele vene lastele oleks tagatud suure kooli koosseisus jätkupidev ja haridus. Seda poliitikat on volikogu ajanud siin ka kooli põhimääruse kinnitades, kus sai siis kinnitatud, et Rakvere gümnaasiumis saab õppetöö vene keelt kõnelevatele lastele toimuma vene õppekeelega klassides, millega on tagatud see, et need lapsed jätkuvalt ka gümnaasiumi koosseisus saavad oma emakeeles õppida ja saavad head haridust. Aga samas on see teema selle kohtuvaidluse ajal tekitanud arutelusid ja ka mis salata teatud pingeid. Ise olen käinud sel teemal kohtumis lastevanemate koosolekul, kus olid arvamused seinast seina, kus eelkõige vene keelt kõnelevate lastevanemate soov oli saada vastuseid selgust, et mis hakkab toimuma. See kohtuprotsess teatud määral varjutas seda selguse andmise võimalust, aga ma saan aru, et täna ka siin liibib Rakvere gümnaasiumi juhtkond tagas seda, et õppetöö ühinenud gümnaasiumis saab toimuma vastavalt volikogu poolt sätestatud nõuetele. Aga teatud hirme ja selliseid, võib-olla isegi selliseid jutte on nagu õhus, et seetõttu linnavalitsus otsustas, et põhjendades siiski põhjalikumalt lahti juba volikogu poolt tehtud varasema otsuse eelnõu, et me sellega võiksime edasi minna. Kuigi vaheajasel perioodil on tõesti laekunud mitmeid ettepanekuid, kuidas koolitegevust seal gümnaasiumis edasi korraldada. Aga see on rohkem selline haridusjuhtide ja hariduse korralduse valdkonna teema täpsemalt. Linnavalitsus asus sellele seisukohale, et me oleme jätkuvalt veendunud, et ka Rakvere gümnaasiumi koosseisus vene keelt kõnelevad lapsed saavad väga hea hariduse siin panema oma emakeeles, kui seda võib-olla vähe väiksema kooli koosseisus, nagu Rakvere gümnaasium aasta-aastalt kippus olema järjest väiksem ja väiksem. Et kuigi emotsioonid on praegu üleval ja võib-olla arvatakse ühte ja teistpidi, aga siiski mul on pikemas perspektiivis on siiski mõistlik otsustus. Selline on siis linnavalituse argumendid, ma hakkasin ümber lugema seda, mis siin kirjas on, see endale varakult kätte saadud ja kohtuotsuste motivatsioon ka, aga loomulikult on siin volikogu saal selleks, et asju arutada ja teema. Aitäh! Nii, tänu! Millised on nüüd, kõik need vastavad dokumendid on teile välja saadetud ja võib-olla ma siis tsiteeriksin mõned olulised kohad, sest kohtuotsused, mis on nagu olulisemad, eks ole, et esimene lugu, mis puudutab meie haldusakti, seda esimest vastu võetud, siis kohus märgib siin, päris mitmes kohas on ühtemoodi see umbes, et vastavad sätted, paragrahvid, see tähendab, on küll asjakohased, kuid omavalitsusüksus on jätnud nimetamata täpsed alused, see tähendab, kas ümberkorraldamine toimub seetõttu, et linnas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud, finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud, ümberkorraldused haridussüsteemis või muud seadusest või nagu regionaalpoliitikast tulenevad juhud. Ja teiselt poolt nentitakse siis ja siis lisatakse, et haldusakti motivatsioon peab olema esitatud selles volikogu otsuses endas või kui ta esitatakse selle mahuks tõttu mõnes muus dokumendis, peavad haldusaktis olema välja toodud need põhimotiivid. See tähendab, selles uues variandis siis on see motivatsioon esitatud otsuses endas ja küllaltki mahukalt. Samas, mis puudutab seda otsustamispädevust ja mitte, on siis mainitud, et kaebajad, kes kohtusse selle haldusakti andsid, ei ole kaebusest põhjendanud, tulenevalt kaebajate subjektiivsete õiguste rikkumisest, miks ja kuidas tulevane Rakvere gümnaasium ei võimalda saada sama haridust kui Vene gümnaasiumis või ei ole õpilaste huvidele võimetele vastav pool võrreldes Rakvere Vene gümnaasiumiga. Ja samuti nenditakse, et tegelikkuses on Rakvere volikogu pädev seda akti siiski selle otsustust tegema. Nii et täna on siis meie ülesandeks veel kord kaaluda selle otsuse põhjendatust ja vajalikkust,
arvesse võttes siis seda kõike, mis siin kirja on pandud. Palun, millised on arvud? Rannu. Hariduskomisjon oli esmaspäeval istus koos ja oli hääletuse 2 küsimust. Komisjoni liige Põlku tegi ettepaneku korraldada Rakvere Vene Gümnaasiumi ümber Rakvere Vene põhikooliks. Selle poolt seal tuli 1 poolthääl, oli vastuhääl. Teine ettepanek oli oskab toetada Rakvere linnavalitsuse ettepanekut korraldada Rakvere Vene Gümnaasiumi ümber kooli liikluse teel Rakvere Gümnaasiumiga. Selle poolt hääletas siis 5 häält, 1 oli vastu. Tänud. Palun, Peeter. Mind huvitaks, millised integratsiooniprogrammid üldse praegu on Rakvere linnas toonesti käsil? Andres. Laiemas mõttes aga Rakvere on ju suhteliselt ikkagi monorahvuslik asula, et meil on linn, asula linn. Et selles mõttes meie integratsiooniprojektid on võib-olla rohkem koolipõhised, mida Arno Vasanit oskab öelda, samas meil toimuvad vähemusrahvuste ühendused, meie Ukraina selts on tugev toimetab, meie Ingeri Soome ühendust linn toetab, et sellise otseseid nagu integratsiooniprojekte linnal või tervikuna otseselt ei ole, aga tähendab kool on mitmel tasandil neid integratsiooniprojekte teinud, Vene gümnaasiumit peab silmas ja olgu siis erinevad mingisuguseid Arno Vasenit oskab mulle täpsemalt öelda, aga linna tasandil tervikuna me sellega otseselt ei ole nagu tegelenud, sest see ei ole Rakvere olnud väga teravaks nagu tegelenud. Ma loodan öelda, et meie rahvusrühmad on linnas piisavalt assimileerunud ja sellist teravat vajadust eriprogrammide järgi ei ole. Et me linnas suhtleme mõistlikult ja mõistvalt kõikide rahvusrühmade vahel ja otsest programmi kedagi oma rahvusest või keelest sõltuvalt suhtlema panna ei ole vaja olnud. Nii et kool on siis olnud üks nagu tugisammas, mis... Kool on teinud, koolil on erinevaid võimalusi, kui koolis õpivad vene keelt toiduvad emakeelena rääkivad lapsed, siis on ju haridussüsteemil omad sellised kanalid, kuidas eesti keele kümbusõpet või ma osasid asju tean, mida on Arno teinud, aga Arno täpsustab. Kool on olnud selleks, jah. Nii et linn ei ole ise nagu eriti midagi teinud, pidanud vajalikuks kool on selleks. Linnal ei ole otsest vajadust olnud, sest ei ole nagu, küll me oleme nagu suhelnud kõikide erinevate rahvusrühmadega ja meil ju Vene poole peal tegeleks vähemski hoopsist ja meil on hästi nagu kultuuritihe selline rahvuskultuuri linni, et selles mõttes oleme linnana kõiki kultuuriühinguid ja seltsi toetanud ja ka ise aktiivselt osalenud, nii et otsest sellist programmi jaoks pole vaja. Palun, Eliko. Mina tahan lisada, et Rakvere gümnaasiumi õpetajana olen mina ise osaline olnud. Siin võib-olla meie kandis ka selline üks koordinaatoritest, see on programm DIID, arutlemine demokraatia tingimustes või demokraatias. Ja olen mina olnud konkreetselt sellisel koolitusel, millele korraldasime hotell Vesterbergi ruumides, mis oli 2-päevane, kuhu oli kaasatud Põhja-Eesti vene koolide õpetajad, ühiskonnaõpetuse ajalooõpetajad ja seal oli muuhulgas ka Rakvere Vene Gümnaasiumi õpetajad kohal. Ja kõne meeldi mälestada sellest. Ja teine oli minu kolleeg Everaja, kes sama projekti raames korraldas Rakvere Gümnaasiumi põhikooli 1 klassi koostöö Rakvere Vene Gümnaasiumi sama vanade õpilastega ja sinna oli kaasatud poliitikuid kohalikus elus, siin Indrek Saar näiteks oli seal Rakvere teater ühe partnerina, nii et see oli väga selline tore projekt, kus seal ütleme, et üks eesmärk ongi nii, et ülesandeid lahendatakse, probleeme lahendatakse nii, et ei ole mitte eesti lapsed eraldi, vaid on nii-öelda vene keelt kõnelevad, eesti keelt kõnelevad lapsed koos lahendavad probleeme, nii et sellest oli väga positiivne tagasiside, sest alati taoliste projektide lõpus ja küsitakse seda tagasiside, nii et mina konkreetselt oskan öelda, et Rakvere gümnaasiumi ja praegu Rakvere Vene Gümnaasiumi vahel on vähemalt 2 sellist niisugust, millest ma ise oskan öelda, et